Nii. Jah, niimoodi see on. Nii, aga mina lähen siit edasi mõtetega, mis mul jäi nagu aeg oli liiga piiratud, siis tuleb edasi minna sellega, et kõik ära rääkida. Okei, see praegu segab siin. Ja, et puud tuntakse vaata viljadest. Et tõeline ülevalt sündinu vili on, vaata vili peab olema selline, kuidas on inimene, kes on ülevalt sündinud ja võid ennast läbi katsuma, kas sa oled ikkagi. Vili on selline, et sa vihkad pattu. Sa vihkad pattu ja kui sa komistad, siis sa tunned seest patu valu ja sul on tugev tahtmine kohe see patt valguse kätte tuua ja seda maha panna. Paluda isa käest andestust Jeesuse nimel ja püüda kogu oma loomusest mitte seda enam korrata. See on uuesti sündinud kristlase vili, see on pidev. See on olemas selline valu nagu patu valu, me kõik teame, kes on uuesti sündinud. Kui on mingisugune asi, mis sa oled jamasti teinud, siis sa sees sa ei saa enam olla. Enam see hakkab sees sul, see on nagu kasvaja sul, sa pead selle asja korda ajama. Ja see näitab, et see vili on ja sa pead, mida rohkem selle kaasas kannad, seda suuremaks see läheb valule veel suuremaks. Seepärast on see vaja risti alla, ma pean kogu aeg ühte samat juttu ajama, ikka risti alla käib see asi ja seal sa alla lahti saad seal sellest. Seepärast Jeesus ütleb, tooge siia. Ja sa lähed järjest valgemaks, järjest ülespoole, sest sinuga tegeleb püha vaim ja valgustab su pimedusse varjunuid patte. Ja sina tunnistad ja vabaned ja astud järjest lähemale taevaisele. Me 2012, millal see oli, millal me püha vaim kuristiti. Terve selle 10 aasta jooksul on kogu aeg mind kasvatatud. Iga päev. Lähen järjest ja näidatakse jälle, tullakse lähemale, näidatakse taskulambiga jälle kohviplekk ja see on nagu pidev protsess. Ja nagu ütleb ka 1. Korintuse kiri. Nõnda ärge siis mõiske kohutene õiget aega, kui tuleb issand ja toob valguse kätte pimedusse varjunud asjad. Osad asjad on pimedusse varjunud ja ta tahab need tuua valguse kätte ning teeb avalikuks inimsüdame kavatsused. Siis saab igaüks Kristuse kiituse Jumalalt. Mõõk on see, mis lendab sisse sulle ja hakkab inimene süda. Kaheterane mõõk, see läheb sulle sinna sisse ja eraldab vaimuidi ja ta on südame meelsuse. Sa ei saa, kui sa piiblit ei loe, siis Jumala sõna ei loe, siis ei saa Jumala sõna sind opereerida. Patt alati lahutab Jumalast, sest temast pole mingit pimedust. Et kui siuksed õpetusi kuulata, et enam ei ole pattu, see on see, siis on Galaatia kirjas Paulus needis ära ja see oledki juba mingisuguse lummuse all, teise evangeeliumi seal. Patt ja Jumal ei sobi kokku, seda ma võin mingi päev tuua auto aku ja panna 2 krokodillid otsa ja pluss ja miinus ja ma näitan, see käib sahvakas käib. Sa ei saa seda kokku panna, see sulab sul käes ära. Miinus on alati ja pluss need kokku ei sobi. Aga 2 pluss klemmi paad kokku midagi juhtu. Ja nagu ütleb 1. Johannes, ja see on sõnum, mida me oleme kuulnud temast ja kuultume teile. Jumal on valgus, temas ei ole mingit pimedust. Siin on väga selge. Jumal on valgus ja temas ei ole mingisugust, Jumala sees ei mitte mingit pimedust. Oi, me oleme Jumalast ja see pimed. Kui me ütleme, meil on osadus temaga, see tuleb hästi raalikult lugeda, seda ei saa vurdi lugeda, kuid käime pimeduses, siis me valetame. Seda siin ei anna kuidagi tõlgendada, sa võid ennast kas või siniseks tõlgendada, et sa oled pimedusega, ise käid pimeduses ja ütled, ei, ma olen Jeesuse sees. Siin ütleb selgelt, ei ole. Et kui sa ei lase endaga tegeleda, siis et meil on osadus tema, käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses võtta ei tule olla, vaid käia. Valguses käiakse, sa käid selles valguses. Nõnda nagu tema on valguses. Siis on meil osadus omavahel. Omavahel osadus
on see, et me räägime üksteisega probleemidest, asjadest, osasusest tulevad välja teiste inimeste probleemid ja tulevad neid, hakatakse lahkama neid probleeme ja hakatakse lahendust leidma. See on osadus oma vahel. Ning Jeesuse poja veri puhastab meid kogu patust. Ja siin on nüüd selgelt kirjutatud, mitte ei puhastas, nagu puhastas ära juba 2000 aastat tagasi, kõik on puhastatud, ei ole. Siin on kiri puhastab, see on jätkuv tegevus, puhastatakse, puhastab, mitte ei puhastas. Et võib vurdi kohe üle lugeda, aga natuke tuleks peatuda ja vaadata, et see on jätkuv tegevus. Ei tasu kohe, nüüd on jama, ei tasu kohe meelt murda. Täna puhastatakse, homme puhastatakse, ülehomme puhastatakse, nii kui lõpuks ära puhastatakse. Tuuakse need asjad ette. Osad asjad on niivõrd sügavad, niivõrd patu, on niivõrd sees, et neid välja sealt saada on väga raske. Puhastab meid kogu patust. Ja kui me ütleme, meil ei ole pattu, ei ole, kõik anti risti ära, mingit pattu ei ole, kogu vili näitab, et sa oled juba üleni pimeduses, siis ütleb, et siis me petame ise endist. See võime ennast ära petta ja tõde ei ole meis. Jumala sõna pole meis. Siis sa loed seda samad kirja, ei, ma olen puhas. Tegelikult sa näed, et ei ole, siis tegelikult puhastatakse. Ja tõde ei ole meis, tõde, ühesõnaga Jumala sõna ei loeta, tõde pole meis. Ja nüüd ütleb väga selgelt, millest tänapäeva rahvas enam ei taha tegeleda selle asjaga, et ärme tunnista. Kui me oma patud tunnistame, siin on suur kui, seal on tegevus, meie tegevus ja on tema ustav ja õige, nõnda, et annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust. Ja kui me ütleme, me ei ole patustanud, et me ei ole mitte midagi teinud, me oleme õiged, siis me teeme tema valetajaks. Kes see tahab teha Jumalat valetajaks? Mina küll ei taha. Ja tema sõna ei ole meis. Tema sõna ei ole meis, see on väga selgesti kirjutatud. Et kui inimese elu pole muutunud, siis ta pole Jumalaga veel kohtunud, ütles Sapovarov. Ta ei ole kohtunud, ma olen teile ka täielikult nõus Andrei Sapovarovi ütlemisega. Kui inimene on tulnud Jeesuse juurde ja ta ei ole muutunud, siis ta ei ole Jumalaga kunagi kokku saanudki. Kui ta on täpselt samasugune inimene, nagu ta tuli Jeesuse juurde ja mitte mingit muutust ei ole. Vili on täpselt ühesugune, kõik ropud, suud, kõik on alles ja kõik asjad. Ei ole, ta ei ole Jumalaga juhtunud. Jumalaga kokkuminek tähendab, et sa hakkad muutuma. Kohtud. Siis sa oled kohtunud religiooniga, aga mitte Jeesuse püha vaimaga Jumalaga. Kui sul vili on kogu aeg ühesugune, absoluutselt mitte mingit muutust ei ole. Või oled ennast ära paadutanud. Keegi ütleb sulle, näitab sulle, Jumal osutab sulle pattu, sina oled juba, et ei, see kõik kanti ära, ma olen puhas õige ja hakkad seal ennast õigustama. Ja kui me käime valgus, siis on osadus. Ja siis on meil osadus omavahel. Vendlus on õed, vennad kõik koos, nagu 4 pühil. Nad murdsid leiba kodudes ja nii edasi. Neil on kohe koos, murdsid leiba koos, nagu tänagi murram leiba. See on see asi. Ja pidev pattude tunnistamine, kui tuleb patt. Kui ei ole pattu, siis on normaalne. Siis on see viliga näha, et see mees on ilma patuta. Ja siis sa näed ka, et öösel mingi kuma läheb. See on see ilma patuta kott. Siis ta on valgust täis. Aga kui on seal mingisugust halli ala, siis võib olla mingi patustamine. Ei pea olema mingi räige patt, võib olla mingisugused patustamised. Et see on nüüd jätkuv protsess, et Jumal puhastab meid ja ta puhastab meid seniks, kui meil ei ole ühtegi kortsu ega plekki. Ja korts on, ma arvan, et see korts on murekorts. Igamene mure. Muretsetakse selle asjas, muretsetakse raha pole, muretsetakse töökohtade pärast, igasugused mured. Tegelikult mure on üks väga suur patt. Mure on Jumala usaldamatus. Ausalt ka. Sa ei usalda Jumalast, kui sa muretsed. Ja seepärast Jeesus viitabki, kuule, vaadake natuke taevast linna. Siin oli mingi vares oli siin. Tema saab ka süüa. On küll kole lind, musta värvi, aga näed, ka temal on ussiki olemas. Ja Jumal viitab selline, vaadake taevalindid, nad ei koo ega ketra. Nad ei koo ega kogu aitadesse. Inimene peab aidad, kõik venitab suuremaks aidad, panna kõik kohad täis. Ja tegelikult asi peab olema mõistuse piiris. Kõik peab olema
mitte mõistuse piiris, südame piiris, sellest mõistus üldse tuleb välja lülitada, sellest mõistus väga jamasi asju välja mõelda. Ja tema sõna ei ole meis, jah, et siis on, ja kui Jumala sõna on moonutatud, siis on juba, kui keegi on juba Jumala sõna moonutanud, siis on põhimõtteliselt on juba loits on peal juba. Tegelikult Paulus needis ära ja kõik need, kes vale evangeeliumi kuulutasid, siis sa näed neid inimesi, nende mõistus on rikutud. Seal aitab ainult needuste murdmine, et jälle kuidagi läheks. Mul on see endal läbi elatud, kukkusin seal. Esimene asi, kus ma kohe kukkusin, kui Jumala püha vaimu kõik täis sain, siis ei läinud kaua aega, kui kohe kurat tahtis mind kukutada ja ma kukkusin sellesse hüperarmu. Ma kukkusin täitsa sodina ennast, täielikult. Absoluutselt kaalike sõna ei töötanud, täielikult sodi. Ma ajasin sellist hullu juttu päevast välja, kõik on makstud ja kõik asjad ja mul naine ütles, et mul ei ole selle mehega midagi teha. See on tulnud minema joosta selle mehega, see on hull valmis. Ja ongi nii, ma olin needuse all. Seda sai ainult murda palvete läbi ja mul vende ja kõik ütles, et mis me Margusega teeme, see on raisus see mees. Ja aga nad said, Jumala vaim alastas mu peale, tuli välja ja ta näitas mulle absoluutselt, Jumala vaim, püha vaim näitas mulle piiblist absoluutselt selgeks, mis asi see on, peab pattu tunnistama. Iga üks, kes patust ei räägi, ongi vale evangelism juba. See ongi ja siis sa istud selle sama needuse all, mis 2000 aastat tagasi Paulus välja ütles. Olgu neetud see, kes valet evangeeliumit kuulutab. Et me peame väga selged olema, et evangeeliumit ei tohi moonutada. Ja siis tuleb siukene mingisugune vaim tuleb peale ja need hakatakse pattu nagu kaitsema pattu ja tulevad sellised õpetused, et ei olegi vaja siin pattu kõigile välja tuua 3 inimese peale, tunnistad ise kodus kuskil keldris ära, kuhu sa kelle kartulitele seal keldris. Ei, nii ei ole, 2-3 tunnistajat. Patuga on vaja tuua päeva valgele ja siis sa saad sellest lahti, koorem saab lahti ja siis vili näitab ka, et sa sellest lahti saanud. Ja enam ei tee seda, muidugi sellest pead ka armu veel küsima. Ja teine taevas tegeleb, millega see teine taevas seal tegeleb, kui teisest taevast sul info tuleb? Me peame 3. taevaga ühenduses olemas, aga teise taevase info tegeleb sinu ego tõstmisega. Vot, et sinu mina saaks kõrgeks. Ja kui praegu vaadata ringi ka ümber seda lõpu ajal igasugust eksitusi, siis see ego tõuseb ja see teise taevalised hübriidid ja sealt tõusevad egod. Nad tõstavad sind üles, Jeesus jääb väiksemaks, sina kasvad kõrgemaks. Sinu mina peab saama tõstetud. Vaata, see on nüüd see teise taeva tarkus ja sinu oma õigust peab saama läbi surutud. Ja mitte Jumala õigus, vaid sinu see oma õigus, kas siis on sellel piibeliku alust või mitte. See on teisest taevast. Sellisest asjadest tuleb kõrvale hoida, kui keegi hakkab sind kuskil üles tead kiitma. Ja sinulle mingid tiitleid toppima. Väga palju tahetakse. Meil on seal olemas evangeeliumis, kus kohas seal kas oli Paulus või Peetrus või kes taheti seal Kreekas tõsta seda, et kohe kukile ja et Apollos tuli alla, vaata, oli seal Kreekas. Olete lugenud. Ja nemad ütlesid, et ei, me oleme tabasid inimesed. Siis võeti kohe kivi kätte, taheti surnuks visata. Mis asja sa ei taha, me siin tõstame üles, sa ei taha kuningaks, mis asja. Algus oli kohe nüüd, jumalad on tulnud meie keskele. Aga nii kui sa loobusid sellest tiitist ja sellest kroonist, nii sul kivid kätte võsti ja sa hakkad kohe saama. Võtta, siis sa näed seda, et mis vaimust need tõstmised, ego tõstmised on. Ja ta ütleb sulle, et sa pead keegi olema, siukene teise taeva tarkus seal. Sa oled kuningas, väga paljud ütlevad, me olemegi juba kuningas, kuigi Paulus ütleb, kui teie olete kuningas, siis mina oleks ka koos teiega kuningad. Me ei ole siin mitte mingist kuningad veel. Kuningriik tulgu, Jeesus või kuningriik tuleb, praegu me elame ikkagi siin korralikus Paabelis veel.
See paneb sind himustama igasugused tiitleid, ajab tülli teistega, tekitab solvumisi, tekitab ülipühadust. Tekitab. Teise taeva tarkus, ülipühadust. Kõik on teised, oled ise nii ülipüha, näed, tema tegi pattu. Kohe osutad teise peale ja ise oled seal ülipüha. See on kõik teise taeva tarkus. Ülipühast pimestab sind nii, et sa arvad, et sa oled ülipüha. Käseb sul enesele öelda, et sa oled õige. Ta käseb sul öelda, ütle endale, ole õige. Tead, ma ei tea, kuidas teile meeldib, aga minule see Ameerika stiil, see on täitsa ahvimine. Ütle naabrile, et ta on õige. Ütle naabrile. Ei ütle mitte midagi siis naabrile. Mina ei ütle naabrile mitte midagi. Rajuga kasvab pooleks. Mina ei ütle naabrile kogu lugu. Aga näed, Ameerikast tulevad sellised asjad. Ütled naaber on võib-olla ülipatune, sa ütled talle õige, sa valetad talle. Naaber võib-olla tuli eile pangist, äkki saab Jeesuse kätte. Sa ütled talle, ei lähe sihukeste asjadega tohi, see on teise taeva tarkus. Ja see ongi matki, me teeme seda järgi, teeme teist järgi. Näe, tema teeb nii, nad isegi riietavad ennast samasuguseks. Mõned inimesed vaatad, et ma olen sihukest evangelisti kuskil näinud, aga lihtsalt teise nimega. Aga ta on matkinud, ta on isegi endale särgi samasuguse selga pannud. Ta on absoluutselt kõik matki pahvivad. Need ei ole õiged prohvetid, on vale prohvet. Meil on näpujälg. Mina räägin nii, nagu praegu räägin. Ma ei oska teistmoodi rääkida. Mind on Jumal sellise näpujälga loonud, sihukese silma iirisega. Tuleb keegi teine ette. Temal on teistsugune. Tuleb Andrus ette, tema on teistsugune. Tuleb Pille ette, on teistsugune. Meil kõik on erinevad. Ja kui keegi tuleb nüüd, et Pille 1, Pille 2, Pille 3, siis ta on ahvind. Oleme nõus. Ta on ahvind ja saatan on suur ahvija. Tema ahvib iga pidi. Ta ahvib ja ta tahab järgi teha. Seepärast teiselt tal ei tule midagi, tal võetis seal mõistus ära. Ta peab ainult vaatama teist ja tegema järgi. Ja sellised viljad on jamad viljad. Ja käseb sul enese üle öelda, et sa oled õige seal ja ütleb, et sa oled kogu kogu oma halva viljaga Jeesuse sees, kuigi sõna ütleb, et temast pole pimedust, et sa oled seal, vili on nii mõru, et kaugele näha, ja sa oled seal Jeesuse sees. Seal on Rick Soineri raamatus oli seal ühes nägemuses, kus ta seal käis tõrvike mõõk, kui keegi lugenud. Tõrvike mõõk. Mida ta seal tegi? Lõi ühe puuselt maha. Tõrvikut teisest taevas lõi seal maa. Tõrvikut asemel oli pand seal ja see kasvas igavene suur puu ja läbi pilve hakkasid tulema seal viljad. Igavesed taevast ta nägi, nii kole vili haiseb seal ja siis vaatas, näidati talle, kuidas see vili seal läbi atmosfääri alla lendas ja siis kristlastele seal hops ja need seal sõid. Mõke võidmine. Sõid seal teemonit ookset. Seal on kirjutatud, võt see ongi, kus see puu tuli, teisest taevast tuli vili otsa ja pead teemonit ookset pühavõimu võidmiseks. Meil peab väga läbi katsuma, mis asi seal tuleb alla. Ja siis ta teeb sind ülitundlikuks teise taeva tarkus seal, teiste eksimuste vastu. Näe, ta on seal telefonis. Vaata, et sa ise telefonis ei ole. Sa tegid kindla peale, kui sa vaatad, et teine on telefonis, siis varsti oled ise telefonis ja siis oled seal ja siis ennast sa ei näe. Mis sa teist vaatad seal? Sa võid muidugi palvetada, et olgu vähem telefonis. Me teame seda, et praegu on nutisõltuvuse vaim. See on vaim olend, see viskab sind nutisõltuvusse. Tuleb sellega tegeleda. Ja vastu pidades ja ülitundlikkust teiste eksimuste vastu, pidades ennast teistest paremaks, et sina siis juba endale, et ma ei ole selline töller nagu tema seal. Näe, ma ikka annan siin 10 tillist ja tõin täna tilli. Aga näed, hoopis see, kes on siis väikse leptoni, oli õige. Samas absoluutne kanapimedus enda eksimuste ja pattude suhtes. Me teame seda, et patt pimestab ära. Seal on Moosese raamatus ütleb niimoodi, et kui sa vaatad üles, siis see, et kui su pilk on alla, siis oled sa süda pattu täis. Ja kui su pilk on suunatud üles, siis on sul asjad korras. See on meile sinna kirja pandud, me vaatame üles. Jeesus, sina tead kõik, mina ei teagi, mis mul praegu on. Kas ma olen äkki valuteel, juhata õigel teel? Kirjad taha.
ja vaatad, miks mu sees on näiteks selline, seest kuidagi keerab, küsid Jumala käest. Jumal sulle vastab, sellepärast keerabki, seal on mingisugune patt, mis keerab seal sees, et too see siia alla ja risti alla ja pane maha. Pimedus, kanapimedus. Ja teine taevas poputab sinu mina, vot sina, seda poputab siin, kõik on korras ja hoiab kätt, teised taevalised hoiavad kätt enese aletsejatel. Oi, tulevad sohe, nii kui sa ennast seal kuskilt alatsed, on kohe teine taevaline, tuleb sulle kohe hübriid kohale ja küll ta kukub sind kohe kätt hoidma. Jah, sul on tõesti raske ja paetab sind seal. Enese, kui on kolmanda taeva inimene tuleb sulle, siis ütleb, mida sa siin aletsed ennast, pane ristile maha ja paranda meelt. Hoopis teise sõna ütleb sulle seal kolmanda taevaline. Siuksed asjad on teine Jeesus ja teine vaim. Paulus räägib väga selgest, et on teine Jeesus. See on sarnane, aga see on teine ja teine vaim, mitte püha vaim, vaid teistsugune vaim, teine Jeesus ja kuulutavadki teist Jeesus, teist vaimu. Poputavad oma meie seal minasi ülesse. Ja teise taeva omad samamoodi tervendavad, samamoodi evangiseerivad, vili on aga nende ego, vana loomus. Et ise kõrgemale kaugemale minna, rohkem laikisi ja lausa pane like, sa pead panema, miks sa ei pannud like'i, saad veel sõimata ka. Koguvad seal like'i värki. Ja see on siukene just, et ego. No siis lähevad ka teistele, ma sain 1000 like'i. Ja siis, sa ei kiidagi mind ära. Vaata, kolmanda taeva inimene ei kiida sind ära. Ta vaatab, mida sa nüüd siin, kus on ikka kiidukukk. Aga teise taevaline tahab seda kiitust kätt saada. On ju hea, ma sain nii palju like'i. Tead, see like sind taevasse viia, mind ka ei vii. Mitte mingi. Kui Jumal annab meile like'i, vaat seda like'i on vaja. Las issand annab meile sealt pöidla. Halleluuja, see on mu armas sulane. Temast on mul hea meel. Vaat seda like'i ma tahan saada. Seda ühte ainsat like'i. Ei ole vaja miljoneid. Et tema ütleb, et sa oled hästi jooksnud. Ja profeteeringud on ka sellised, mis jätavad lõppu süüdistuse momendi ilma meele paranduseta. Need on vale profeteeringud. Kui öeldakse, sa sured. Aga kus on meile, miks ma suren, mille pärast ma suren, kuskil peab olema, ma olen kuulnud profeteeringud. Sa sured, tead, see inimene elab siiamaani, ei surnud. Ja see on vale profeteering. Tegelikult, kui inimene keegi annab kellegile profeteeringu ja halva profeteeringu, võib ka halva profeteeringu olla. Ja siis annab ka lahendus peab tulema. Ta peab andma sulle meeleparanduses koha, ja osutama ka selle peale, et sa saad sellest probleemist lahti, kui sa meelt parandad. Ja ta ei näita konkreetset eksimust, vaata, nagu Taabeti puhul. See on teisest taevast info, sest kolmandast taevast troonilt tuleb info patu kohta, meile näidatakse eksimusi, mitte teiste, siis antakse mitte teiste eksimusi, vaid meie enda eksimusi näiteks. Siis antakse meile ka vägi seda pattu tunnistada. See on ka vägi. Palju ta tunnistab pattu. Vägi antakse pattu tunnistama. Küll ma vaidlesin, ma olen patuvalus väänlend lausa, nagu madu patuvalus. Ei taha tunnistada. Tegin seal kokkuleppeid Jumalaga. Jumal ei vastanud nendele kokkuleppedele. Ei vastanud. Ütles, et ei, ma ei tee patuga kompromissi. Lähed tunnistada. Ja see patt et antaks meil vägi pattu tunnistada ja see patt andeks paluda ja hüljata. Isegi hüljata antakse. Kõik vägi tuleb Jumala käest, Jeesuse käest. Siis tuuakse patu pärast patu tunnistamist, tuuakse meile teade õiguse kohta. Kõik teated tuleks õiguse kohta. Ja et nüüd oled sa patu andeks palunud õiguse kohta, et Jeesus kandis patu ristile, siis tuuakse kohtu kohta. Selles, et selles situatsioonis, mida sa nüüd ära tunnistasid, on kurat meie elus süüdi mõistetud. See ongi see sama Johannese kiri. Patu kohta, kes patu ei tunnista, sa ju ei usu, vaata, et patupalk on surm. Jeesusesse, kes tegeles ristil just sinu pattude ära andmisega. Et see on, kui püha vaim tuleb, toob ta patu kohta, õiguse kohta, kohtu kohta. See on lahti seletatud niimoodi. Patu kohta, et sa ei usu minusse.
Jeesus, kui sa oled mingit pattu teinud ja ei tea, et tunnistades Jeesus veri sind ära peseb, siis sa ei usugi Jeesusesse. Ja õiguse kohta tuuakse ja siis tuuakse kohtu kohta. Kui sul on prohveti and ja sa seisad issanda ees nagu 2 võitut, ilmutuse raamatust me teame, loeme 2 võitut issanda ees, siis on sul meelepand, see on prohveti and. Jeesuse tunnistajad on prohveti vaimust, aga on olemas prohveti and. Siis seisad issand ees nagu 2 võitut ilmutuse raamatust, siis on sul meelepand ka noomida, kohut mõista, nuhtlusi tuua, kohtu otsuseid tuua, nagu ka Karl Lents oli võitud mees selleks. Sa lähed ja mõistad täitsa Eestimaale kohut. Ta mõistis Eestimaale verise saapa kohale. Ja see on prohvet. Et siin ei ole mitte mingisugune, kui inimene on prohvet, ta võib panna niimoodi, ilmutusraamatus, kui sa neid võitud, seal on isegi niimoodi öelnud, kui ma alguses mõtlesin, kas see ikkagi on ikka nii. Ja neil on antud meelepanna lüüa igasuguse paisetega ja needustega, nii nagu nad ise tahavad, on seal kirjutatud. Saad aru? Niimoodi saab öelda nendele, kes on absoluutselt üle anda. Jumal ütleb, ma usaldan oma mehi, nemad panevad praegu seal, löövad parmudega, värkidega ja see kõik on õige. Et need on nüüd need, mis on absoluutselt üle antud, nagu Jeremia vaat oli. Käis suu peal, süsi ära, pat lahkus ja kohe ütles, siin ma olen, läkita mind. Ja me loeme Jesaiat ja loeme Jesaia kirja, siis tegelikult Jesaia kiri on kokku pressitud piibel. Kui tahad väiksemat piiblit, siis loed Jesaia kirja. Siis on ta väike rullraamat. See on kokku pressitud piibel. Seal on kõik sees. Ja 3. oma taga surevad ise endale. Ja edasi ehitavad nad ainult tema kuningriiki, mitte enda kuningriiki, vaid tema kuningriiki, mitte ennast ega oma ego. Nemad on saatana ära võitnud talle vere ja oma tunnistuse läbi. Neil oli tunnistus, kus nad salgavad oma mina, mitte jupita oma mina üles ja oma tegusi. Nende tunnistust on ennast salgab. Nende patud on valgustatud. Nad teavad, et nende teod olid surma väärt. Teavad, kes neid päästis, nad teavad, mitte lihtsalt, et ma tunnen Jeesust, käis mööda. Ei, nad teavad, kes mind päästis, nad ei kahtle ega kõhkle, ega tee mingeid plaane oma lihas, sest nagu on kirjutanud. Need on need uuesti sündinud. Selline peab olema Jumala rahvas, Jumal tahab sellised. Nagu Jeesus, te peate sündima ülalt. Nüüd on siin väga selge asi. Tuul puhub, kuhu ta tahab, sa kuuled ta häält. Esiteks, sina ei puhu kuskile. Tuul puhub kuhu tema tahab, sina kuuled ainult häält. Tema tuul käib, puhub püha vaimu tuul täpselt sinna, kuhu tema tahab. Sina ei saa liigutada püha vaimu. Sa ei ole, et nagu siin mõned laasformatsiooni õpetused, et püha vaim on praktiliselt nagu koer. Lähme vaatame välja, mis Jeesus teeb. Teise kaeva kutid tulevad sul neid imesid tegema. Ei tasu lõksudesse minna. Muidugi nüüd on see kutt seal meelt parandada, aga viljad olid enne jamad. Nii, tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled häält. Kuid sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Sa ei tea. Piibel on selge kirjutatud, et sa ei tea. No küll sul pärast teada antakse, kuhu ta tuleb, kuhu ta läheb. Nõnda samuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Sul antakse täna mingisugune tuul puhub sul ja sa ei tea, mis on ja järgmisel hetkel oled juba Jumala plaanis kuskil seal sees. Ja me oleme ise olnud seal sees Ramallas Jumala plaanis sees. Ei tahtnud me sinna minna, aga ühel hetkel istusime Ramallas seal, keset sõda. Panime keeltega, palvetsime seal. Nüüd me oleme ikka korralikusse jamasse sõtta. Aga Jumal, näed, ütles meil hommikul ette seal ja jõudsime, ta ütles meile ette ka seda, aga ta pani meie selle peetis, kuidas meie mõistused me sellest aru ei saaks. Nagu öeldakse, pani mõistuse kinni, et me pärast alles saame aru. Nõnda samuti kõik, kes on sündinud vaimuks, ei ole mingit plaane. Teise taeva hüüe on, et ma tean,
see on ülipühadus, et kui keegi ütleb, et ma tean, hakkad kellegi jumala sõnast rääkima, kuule täna, et mul oli selline reem, hakkad rääkima ja siis tuleb siuke vastus, ma tean, see on täpselt see teise taeva tarkus, nõia tarkus seal ja midagi sa ei tea, ma ei ole veel ju ütlenudki, rääk lõpuni juttu ajanudki, no, et kuule ka lõpuni ära, kohe juba pannakse, ma tean, seda kõlab korralikult, see on need ego asjad. Kui keegi midagi ütleb, siis tuleb vastus, ma juba teadsin, kuigi sõna ütleb selgelt, et sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Kainestavad jutlused pole enam tänapäeval, ka populaarsed kainestavad, et tõmbavad su natukene mõistuse korda. Need haavavad, lõikavad patust loomust. Aga kuskil pole kirjutatud, et me peame olema populaarsed. Mitte kuskil piiblist mina ei loe, kui keegi kuskil ära loeb, siis palun andke mulle ka teada, ma loen ja vaatan kreeka keeles ka järgi. Ja igalt poolt, kas ikkagi on, ma arvan, et ei ole. Et meil on, te peate olema populaarsed. Meil kästakse tõe eest seista ja kannatada isegi tõe pärast. Võt seda, et mina loen hoopis välja. Tõe pärast, kui sa räägid tõe välja, siis see võib nii valus olla, et sa võid isegi, sa pead kannatama, võid kannatada isegi. See on hea, kui sa kuskil lähed, kus kohas inimesed tahavad seda just head tõde, siis on halleluuja. Et ma nägin ühes üleloomulikus saates, ma ei tea, mis number on seal, mul vahepeal meeldib vaadata, mis meeldib, aga tulevad ette. Nägin ühes saates, et ingel lükkas inimese südamesse mõõga. Mõõk on jumala sõna. Ja sealt voolas välja musta löga nagu tõrva. Vaata see, et seda see mõõk peabki tegema koguduses. See oli patt, mis paljastati. Patt ongi nagu must asfalt jooksis sealt välja. Ja ütles, niimoodi ongi mõõk lükatakse sisse. See ongi mõõga toime, ta peab suretama liha, jõudma luuüdini, kus inimese on DNA. Doktor ma ei ole, aga ma olen kuulnud, et DNA asub luuüdis. On see nii või ei ole? Kui ei ole, palun andeks. Aga piibli on kirjutatud luuüdi, ta eraldab seal. Ja DNA on küll, seal on isegi DNA, Jahve on seal kirjutatud, kuskil ma vaatasin, see on isegi risti kujutis. See peabki saama Jahveks seal. See DNA muutus taevaseks olendis. Ja südamesse, kus ta hindab südame olukorda. Mõõk seal hindab, me teame väga hästi, loeme sõna, oi jälle hindas, tead, kuule, ma olen vist jälle laial teel, tead, peab tagasi kitsale minema. Vaata, mõõk tuleb, loed sealt, endale loed seal, kahjuks võid lugeda. Või siis lappad kohe teise kirja kohe, oota, ma võtan natuke paremat seal, täna ei sobi, et see läks praegu liiga, tead, opereeris. Ei, vaatame, loeme ikka seda. Ja ta voolib ju meid uueks inimeseks. Jumala tahe on, et me pääseksime taevasse. Jumala vaim tahab, et me oleksime tema poja näos armaseks. Ta teeb selle mõõgaga tööd, et me sisse saaksime sinna taevasse. Ja see peab eraldama hinge ja vaimu, näed. Ei ole need koos. Hing ja vaim eraldatakse mõõgaga. Pum. Ja mitte, et maine tarkus, see hingelik, vaata ütleb ka, et see on hingelik, teemonlik. Hingelikud mõtlevad siuksed maised asju, vaimulikud vaimsed asju. Ja vaimulik on vaimne ja hingelik on tegelikult maine. See hing peab alguse suputama, siis kastidesse ja maale. See on nagu nali, aga et see vanaloomus peab ära surema, sellega ei tehta mitte midagi. Ja vaata, Jumal ütleb ka seal, et Hebraste 4, et olgem siis agarad minema sisse hingamisse, et keegi langeks selle sama sõna kuulmatuse eeskujul, sest Jumala sõna on elav ja tõhus. Vaata sõna, et see agarus peab olema, et sisse minna. Sest Jumala sõna on elav ja tõhus, vahedam kui ükski kaheteraline mõõk ning tungib läbi. Ta tungib läbi, kuni ta eraldab. Et ühesõnaga, mõõk teeb nii tööd. Mõõk, ta tungib, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame meelsuse ja kaalutluste hindaja. Ja ükski loodu ei ole tema eest nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silma ees. Tema, kellele tuleb meil aru anda. Me näeme aru, kui mõõk ei kasuta. Mõõk peab meie seest töö ära tegema. Siin on väga selgelt öeldud Hebrastele 4.11, mis on Jumala sõna mõõk. Mis tema peab meie sees ära tegema. Ta teeb operatsiooni, taevase operatsiooni. Ja teise taeva allikalised tahavad teisi kasvatada.
mitte ennast kasvatada. See on mul endal ka jälle läbi elatud. Olles ise kasvatamatud. Olen seda tunnistanud ja samasugune olin noor sükene, või isegi jumala vaim isegi noomis mind ütles, et kuule sa teed häbi mu nimel, et sul ei ole veel viljagi küljes ja et lõpeta see asi ära seal. Ja siis ma parandasin sealt meelt. Aga ma muud kui palvetasin seal põlvili teiste eest. Teised, kõik nägin ainult teisi, oi see on patune issand alasta tema peal, alasta seal. Ja panin seal niimoodi 4 pühi kirikus seal, kus olid kõik pastorid seal üleni valged. Ja siis tuli üks pastor, ütles mulle, millal sa enda eest palvetama hakkad? Vot. Ütles mulle, see lõikas mulle niimoodi sisse, mina enda eest, ma olen nii õige tead seal. See lõikas mulle sisse ja ma tegin nagu mulle ütles, ma tegingi ja palvetsingi. Ja siis ajas püha vaim mind kõrbe kuradi kiusata. Vot. Ja see palga aitas mind sinna ja seal kiusati mind korralikult ja tehti ja sealt ma alandasin ennast ja tulin hoopis teise inimesena välja. Ja kannatused olid mulle kasvatuseks. Et see on niimoodi, et me ainult näeme teisi, palvetame seal. Mõni on niisugune saripalvetaja, ta pannud teistest palvetada, endale tead vili seal teisest taevast alla kukkunud, iga päev sööb. Ja mida sa palvetad seal? Tegelikult on ka see asi, et vaata, et meile öeldakse, et jookske nii, et teie saate, mitte et naaber saaks. Meil käestakse jooksta seda võidujooksu, et meie sinna sisse saame kuidagi, jookseme see, ma ei ole mingi spordipoiss, aga ma tean, et nad jooksevad seal ringis ja nad jooksevad nii, et teate hullult, panevad nii, et teate südame takini välja, et saada seda esikohta seal. Ja kui sa võtad selle Paulus võttis selle jooksu asja sellepärast, et seal Kreekas ei jooksid seal paljalt, mis tal seal jooksid seal. Ja seal võttis selle asja, vaata, nad jooksevad nagu hullud. Et võtke umbes nii, jookske nii, et teie saate. Ja 3. taeva omad, need, kes on 3. taevaga alandikud, issand ees palves ja paastus ja nemad juhivad inimesed Jeesuse juurde, mitte enda juurde, mitte kirikutesse, mingi luterdasse, ei kuskil baptisti veidi kas või siia, vaid nad juhivad Jeesuse juurde, et tema neid vooliks. Nad ütlevad sul tõesti, et kuule, millal sa hakka enda eest palvetama, sa ei näegi oma vigu, hakka palvetama ja siis tegeletakse sinuga. Nad juhivad Jeesuse juurde. Tegelikult on meie asi Jeesuse juurde juhatada inimesi. Et nad saaksid risti peal oma elu ära anda ja seal lõpuks ka surra. Et see vana loomus peab surema. See on mõeldud suremiseks. Seda ei saa pabutada. Ja vaimulikud ju tunnevad ka ära, et kui keegi ei ole samast vaimust. Et kui mingi vaim vahetub, kui sa oled vaimulik ja jumalaga väga lähedane, siis sa tunned, ma arvan, kõik teavad, kui siis hakkab keerama, see ei ole enam see jutt, mis ta räägib, see ei ole ikka sellest vaimust, ei ole enam ühtsust, vaatad, et ei ole same spirit, vaatad, et ei ole, siin on nüüdki mingisugused teised tegelased vahel ja siis hakkab see ägamine. Vaimust oled jumala vaimust, siis sa tunned selle õige ära. Meil on ju teadmine. Aga mitte sellepärast, et süüdistada teist inimest, vaid lihtsalt inimene on läinud kuskile andnud patule järgi. Kuskil tahab pattu kinni võtta, nagu Vilgerson ütleb, kannad korraks patu taskusse ja sinna taskusse ta jääbki ja ühel hetkel leiad ennast juba eraldatud ja kuskilt ei tea kus kohas maailmas. See on päris karm lugu. Ma lugesin siin hiljuti ühte kirja kohta ja vaata ülistajad langevad ära. Langevad täitsa Hollywoodi ära. Kas või see Hillsong langevad ära. Ja seal on kirjutatud, et sa enam ei tohi mind ülistada. Teises Moose raamatuts. Ja olid leviit, enam sa sinna sisse ei saa. Et nüüd, et see olgu igaveks seaduseks, nüüd hakkad loobi tapma, aga minule ma enam ei luba ligeneda. Need inimesed, kes andsid maad patule. Et see on uues testamist täpselt sama asi. Kui sa oled käe adra külge pannud ja vaatad tagasi, sa ei kõlba Jumala riigile. Sa vahid tagasi.
Ei tasu. Need inimesed, kes on ära läinud, need Jumal teeb nad kõlbmatuks. Ka need, kes annavad mingi supitäie kausikese eest oma esmasünni õigusele, oma kutse annavad ära. See on Uues Testamendis hoiatus, vaadake, et keegi oleks nagu Eesav, kes annab supitäie eest oma esmasünni õigus ära. See on hoiatused Uues Testamendis ja Vanas Testamendis on ka väga karmid reeglid. Sest Jumal on lihtsalt selline, tema nimi ongi seadus ju. Me teame, et Jeesuse nimi ongi sõna. Tema nimi on sõna. Ehk kogu piibel ongi Jumal. Ja meil tuleb tegeleda iseendaga ja pidada lugu neist pastoritest ja jutlustajast, kes ei kõdita kõrvu ja räägivad kitsast väravast ja ahtrakesest teest, kus mina sisse ei pääse ja vale lootusega samuti ka mitte oma õigusega. Meid peab leitama tõe seest. Piibel ütleb, meid peab tõe seest leitama, mitte kirikust, ei religiooni seest. Meie sissepääs on seotud meie küljes kasvavate viljadega, millisest taevast me oleme, kas teisest või kolmandast. Tõe saanud, millisest allikast me oleme joonud. Et selles mõttes meie asi on, et kui mingi jutluse tee läheb kuidagi laiemaks, siis ei ole see enam õigesti, seal on pilt ka sinna peal. Laiemaks läheb, kõik pääsevad, siis on juba see jama, seepärast Jeesus see pisut on. No ma toon natukene veel karmimaks on ju. Peetruse kirjas, kui juba õige pääseb vaevu. Ma kui lugesin, siis mul oli ka, mis asi, oot. Äkki ma ikka natuke pean ennast natuke õigeks tead. Juba vaevu, kui juba õige pääseb vaevu, kuhu jääb siis patuna? Võt. Saad aru, õige pääseb vaevu. Ja see tõi mind jälle Jumala kartusele. Ma ütlesin, et ei, ma tahan, et mind leitaks tõe seest, siis maksingi palvetama. Issand, arva mind väärt põgenema tulevase viha eest number 1 ja et mind leitaks sinu seest, kui sa tuled. Et mind leitaks tõe seest. Jumal tahab meid, et meid leitaks tõe seest. Kas või piibel käes, et ta leiab meid. Et on kitsas, on värav. Ja tänu Jumalate kitsas on midu laiast leelt, libisevad kõik sisse ja kust juures ühed hüppasid ju üle aia. Mis neid tehti? Ingel ütles, kus sa siis tulid siia ilma riideta, tulid seal laudast. Öeldi inglidele, et davai, võtke see mees kinni, viige kohe äärmisesse pimedusse. Nad istusid pulma lauda, tulid sealt kuskilt, libisesid sisse. Ei tulnud ukse kaudu. Ja, et mõni läheb niimoodi kuidagi, ma ei tea, kuidas siin on sisse sai, aga Jeesus tõi selle näite, et ei ole, pulmarõivast ei ole, pulmarõivas vanasti anti pulmarõivas, oli kohe spetsiaalne rõivas, millega said sisse. See ongi teine asi, see ongi, sa pead olema see tõe seest, tõe rõivas. Vöötatud tõega, vaata, ütleb ka. Nii, ja siin on vaata Jeesuse kõne Samaaria naisele, ka selle kõnetas mind ka kaevu ääres. Kaevu ääres Jeesus osutas tema patule. Jeesus osutas ta patule hästi rahulikult, nii et see tunnistas, et tal pole meest. Vaata, naine andis kohe olukorrale õige hinnangu. Kui Jeesus tuli talle pattu, ütleme, et ei, sa oled patune, ta ütleb niimoodi. Ta ütles, et kutsu oma mees. Vaata, rahulikult andis talle mõista, et ta tõi oma patu välja, et naine andis oma olukorrale õige hinnangu, ja Jeesus ütles naisele, et mul on vett, mis kustutab maise vee janu. Vaat, selle vett on vaja meil juua. Maise vee janu. Avaldati naise olukord, pakuti lahendust, vett, sõna, mis peseb ja uueks loob. Ei kaetud seda pattu kinni, vaid viisakalt osutati jutluse käigus olukorrale, mis oli patune olukord, ja anti selle jaoks lahendus juua vett, Jumala sõna vett, ja siis seal loedki. Ma arvan, et kui see Samaaria naine läks tagasi ja äratus tuli seal, see leidis oma õige mehe või siis läks abielus sellega. Ühesõnaga, ta parandas seal kindlasti meelt. Seepärast ta sai kokku allikaga. Ja ka näiteks abielu rikkuja naine, kes sai armu Jeesuse käest.
sest need, kes teda süüdistasid, olid ise samas patus. Seda ma vaatasin David Pawsoni uurimisest, et nad olid samas patus. Nad olid ise abielu rikkujaid ja hakkasid teisele näitama. Ja süüdistasid samas patus. Patun ei saa süüdistada, samas patus teist ei tohi. Ja motiiv oli hukka mõistev, kohe kivi, kohe surnuks, mitte armu osutav. Ja teist poolt, mees poolt ei olnud ka kohal. Seal ei olnud teist poolt. Naine toodi kohal ja lööge surnuks, tapke ära. Praegu minust on see moslemite mingisugune see asi on ka see niimoodi, et kui naine seal tuleb keegi, siis visatakse lihtsalt surnuks teist. Mees ei pea üldse kohtussegi tulema. See on täielik, see on niuke kuradi asi seal. Siis ei saa aru, mille pärast. Ja teist poolt, mees poolt ei olnud kohal, kes samuti abielu rikkus. Sest mees tuli ka siis kohale. Jeesus osutas armu, sest kohtumõistmine oli vale, motiiv oli vale, asja osalisi polnud kohal, naise kahetsus tõi talle pääste, sest naine ju kahetses seal, ja ka hoiatuse, mine ja ära enam korda seda pattu, et sul ei juhtuks hullemat. Väga selgelt Jeesus ütles ära. Pöördu sellest patust ja ära enam seda tee, et sul ei juhtuks hullemaks. Aga vareserid tahtsid kohe, tapame ära ja vaata, peab olema selline kohtumõistja nagu Jeesus on. Tema paneb see korralikult selle asja paika, rahulikult peab asja paika, kirjutab vahepeal liivale, võtab maha. Et meil tuleb ka vahepeal liivale kirjutada, mitte kohe tulistama hakata. Ja inimesed panevad, kui inimesed panevad vaata teisi palvetama, kellegi patu eest, mis on paljastamata, mille sisu on mulle absoluutselt teadmata, ei saa ma selle eest palvetada, sest ma võin palvetada kellegi oma arusaama olukorrast ja astuda nõiduse palvesse, et kellegi inimese tahet täita. Kui mulle tullakse Margust palvetama eest, siis sa räägid mulle olukorra lahti, ma pean selle pühavaimuga läbi hindama ja siis vastavalt, kas sa palvetame ja ütlen, et kuule, oota, paranda meelt. Aga kui inimene tuleb, kuule, palvetame selle eest ja ütleb mulle ainult palju nime, ma ei saa olukorrast mitte midagi aru, siis mina ei palveta. Siukse palvega ja ei tasu üldse, mina ei palveta see üks palveta. Ma tahan teada olukorda ja see on täpselt piiblis, see on Makkabite raamatus, mitte Makkabite, sealt on kirjas Danieli lisad. Seal oli Susanna ja oli seal ja siis tulid vale süüdistajad, 2 meest, lähme, et ta nad ei saanud teda puudutada ja tahtsid seal vägistada, aga ei saanud ja ta hüüdis seal appi see Susanna ja siis läks kohtusse, oli seal lugu. Läks kohtusse ja Daniel oli siis kohtumõiste seal nendele. Ja Daniel ütles, et ei, nii asi ei käi, et kohe nagu mehed ütlevad, et kohe mõistame Susanna süüdi. Ei, nüüd tulevad üks tuleb ennem, kuulan tema ära ja siis kuulan teisele. Niimoodi käivad tegelikult kohtumõistmised. Tuli see, üks habemik sinna, tuli sinna ja kus sa olid seal, nii, sa nägid seda jah, seal seksuaalvahekorda, nii, millise puu all see oli? See oli mooruspuu all, pani kohe. Ja Daniel kohe ütles, et sa oled oma peanimel hästi valetanud ja et kohe võetakse sul siin pea maa. Nii, mees minema, teine mees. No nii, kus puu all sa nägid? See oli tamme all, sa tõesti valetanud. Vaata, kus võetakse välja, võetakse see olukord. Võetakse ette, siis mõistetakse kohut. Mõlemad valetasid olukorda ja Susanna jäi ellu. Ja mõlemal võeti peamaa. Kohtu otsus oli selge, valetati. Tõe seest ei tule valet. Võt, ja himu, lihahimu viis selline. Lihahimu, käisid imustamas seal selle värava taga või mis seal võib-olla oli põõsastes. See on hea koht, kui seal lugeda, kuidas tegelikult asjad käivad. Ja ma olen iga hiljuti kuulsin sellest asja, et üleskutset, et me ei pea teiste patte lahkama ja ma ütlen, ärge minge sellega kaasa. See peab avalikust olema. Minul kästis püha vaim kõik avalikkuse tulla. Tulge mulle ütlema mingisugused patud, ma ütlen, see on avalikkuse ees. Kõik. Mul kästi minna isegi kirikutesse erinevatesse kohtadesse ja ära rääkida oma patud ja oma lammastele kõigile juba aastaid tagasi. Ja mul on nii hea elada. See on paljastatud. Keegi tuleb ütlema, sa olid selline. Olin, enam ei ole. Vaata, kui hea on öelda.
Sest see on paljastatud. Kõige rüve tõuseb nii välja. Kõik on paljastatud, keegi saa midagi öelda. Näe, sa olid selline, olin küll. Isegi teemon ütles ühe korra Petsepol mulle. Sa oled seda teinud seal. Ma ütlesin, olen jah. Aga Jeesus andestas. Kõps oli suu isegi teemonil kinni. Teemonil jäi suu kinni, kuna see oli valguse käes. Ta ei saanud mind vahele võtta. Aga kui ei ole valguse käes, siis teemonid, kui kuskil hakkavad, panevad su patu, nad ise ongi patt ju, nad istuvad ise su sees, räägivad sul täpselt ära ja sul on häbi lihtsalt pärast. Räägivad su kogu asja ära, mida sa oled seal peitnud. Et see ei tasu jah, parem on kui kõik kui avalikkuse käes ja muidugi see teeb sinule su mina, ego saab kannatada. Oi, kuidas ma nüüd ütlen, ma olen nüüd tegelikult aastat seda pattu varjanud, nüüd ma pean selle ette tooma, või mis mu egos saab. Vot seda sa tahadki, mis mu egos saab. See ego peab sul surema seal risti puu peal ja uue eluga alustama. Sa saad, kõik me teame, mis tunne on olla patust vaba. Kui mingi patt ära läheb, me kõik teame, kes me oleme Jeesuse omad. Kuidagi mõnus läks, kuidagi kergemaks läks, jääd lendu ei lähe. No see on see tunne, mis tegelikult on ja kurat ütleb, ei ära tee. Sul on patt on raskus. See on raskus, seda on tark tunnistada. Ja pärast, see peab olema isegi meie kui kristlaste elustiil. Jumal ilmutab, tunnistad. Jumal ilmutab, tunnistad. Kogu aeg. Kui midagi ilmutab, sul ei ole mingit üleastumist. Ja kohe annad ära, ei lase päikesel ka loojuda. Ja me peame jääma piibli juurde ja patust tuleb tunnistada ja hüljata ja siis saadakse armu ja vili näitab seda, et patt on hüljatud. Viliga näitab, et ta enam ei tee seda. Hiopi loos on näha 3 filosoofi. Pattu ei varjatud, vaid Jumal kõneles tormi tuules, nii et kogu ümbruskond kuulis. Kui Jumal räägib, kogu pasu on kõik seal kuulis, kõik see terve küla seal. Ja et nad ei rääkinud tõtte seal Hiopile. Filosoofid olid seal, filosofeerisid väga ilusti, kui sa loed sealt, väga head filosoofid. Ja taeva kohtus on meiega sama lugu. Sest tunnistamata, valgustamata patud on kõik kirjas, need loetakse häbiks kõigi kuuldes ette. Kõik kuulevad, absoluutselt kõik. See on ilmutuse 20:12. Ja ma nägin surnuid suuri pisikesi seisvad trooni eest ning raamatud avati. Teine raamat avati, see on eluraamat. Eluraamat avati, mitte surnute raamat, eluraamat. Me oleme eluraamatus kirjas. Me peame see lugema. Uuesti. Teine raamat avati, see on eluraamat ja surnute üle mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatus oli kirja pandud nende tegude järgi. See näete, see ei olnud surnute raamat, see oli eluraamat. Kes on eluraamatus kirjas? Mina. Me kõik oleme kirjas Jeesuse tunnistajad. Seal võetakse raamat lahti. Ohoo! Sa oled seda tegu teinud seda ja mõistetakse selle järgi sulle seal. See on ilmutuse 20:12, kodus võib lugeda, teisi tõlkid parata. Siin on selgelt kirjutatud eluraamatust võetakse lahti. Ja tead, kõige parem on seal, kus sul võetakse see eluraamat lahti ja vaadatakse. Hea sulane, kõik on Jeesuse vere alla kaetud. Mine sinna, su hotell on seal. Mitte hotell, see eluase. Hotell ei ole seal, on äärber, ütleme niimoodi. Sest issand, mulle meeldib see salm, mis Jumal ütleb, et mida silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud, seda on Jumal pannud tallele neid, kes teda armastavad. Tegelikult on see uuesti õigline armastavad, see on, kes teda otsivad. Seeking on see tegelikult see asi. Kes otsivad. Kui me pidevalt otsime issandat, siis äärber on hoopis teistsugune seal üle. Otsimise tasu on niivõrd suur. Jumala otsimise tasu on tohutu suur. Ja need, kes on siis oma patud seal tunnistanud ja need on pöörnud, need ei jää seal häbisse, vaata. Et kui seal on isegi, et tema tulemisel ei oleks teile häbi. Ei taha keegi häbisse jääda. Nii et meil on praegu hea siin kõik ära klaarida. Ja kui me leiame oma südames midagi sellist, ja nagu Jesaja 14 on, et ütleme oma südames, ma tõusen taevasse kõige kõrgemale, kui Jumalat tähed tõstan oma aujärje, istun kogunemismäele kaugel Põhjamaal, lähen üles pilvedesse, kõrgulusesse, teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Vaata, kui siuksed mõtted aga tulema, ma lähen sinna Venemaale, lähen sinna, hakkan seal kuulutama, lähen sinna, see kõik on
kuradi asi. Kuhugi sa lähe. Pühast vaimust oled nagu tuul puus. Margus, lähed järgi. Niimoodi on tegelikult hoopis asjad. Ja kui issand meid kuskil tööl kasutab, vaata. Siis ongi, kui sukest asjad juba südamest tulevad, siis oled sa uhkus, ego ja oma tahte ja lõksus juba. Sa oled lõksus juba ilusti nagu hiir. Ja kõik, kui issand meid kuskil kasutab oma töös, siis ei ole selleks, et me oleksime keegi, vaid me teeme seda, mis meile öeldakse ja kogu au saab Jeesus Kristus, mitte meie ja isa taevane. Isa taevane Jeesus Kristus, me alati ülistame isa Jeesus nimel. Ja siis me tegelikult ütleme, et me oleme tühised sulased, tegime vist kästi. Ka see on meil piiblis kirjas Luuka 17:7-10. Alandlikkuse, see on pealkiri, alandlikkuse teenimise muster. Jumal tahab selliseid. Aga kes teie seast, kellel on sulane kündmas, kas või teenimas siin, kündmas või karja hoidmas, ütleks temale, kui ta väljalt tuleb, tule kohe siia, istu lauda. Ei, nii ta ei ütle. Eks ta pigem ütle talle, valmista mulle õhtusöök ning pane vööle ja teeni mind. Öeldakse, ta on Jumala teenija. Öeldakse inimeste kohta. Pane vööle ja teeni mind. Kuni ma saan söönud ja joonud ning pärast sööja joosina. Temali kuninglik kord on selline. Kas ta seda sulast tänab, et see tegi, mida tal kästi? Jeesus ise ütleb niimoodi. Nõnda ka teie, kui te olete kõik teinud, mida teil on kästud, siis öelge, me oleme tühised sulased, me oleme ju teinud, mis meie kohus oli teha. On kuidagi selline, oi, kuidas me nüüd, see vist küll see Jeesus ei ole. See on otse Jeesuse sõna. Issand, me tegime mis kästi, halleluuja. Ega siis saab ka palka. See, kes ilusti teeb, on ka palk. Meil on palgapäev tulemas. Seepärast Jumal ütles, et ma tulen ja palk on koos minuga. Me lähme palgale vastu. Palk tuleb. Vene ajal ma mäletan, oodati palka, auto tuli ette, seal mingi, kass 53, tehti aken lahti. Anti palka seal, inimesed järgis otsis palka. Samamoodi oleme meie, kui Jumal tuleb, meil on palgapäev. Tahaks ka midagi saada, üheste pakki. Mõnel oli seal üheste pakk, minul. Et ma tegin vähe tööd. Ma sain seal sellise pataka ühesid. Ja ma olin paras lohe seal, ja sa ei viitsid tööd teha Vene ajal. See üldse on kommunismi seal vastane. Nii, aga ma lõpetan sellega, et Matteuse 16, 24, 28 Jeesuse ütlemisega. Ja Jeesus ütles oma jüngritele, ta ütleb ka täna täpselt samat asja, mitte midagi ei ole siin muutunud. Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järnegu mulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, see kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, aga oma hingele teeks kahju. Sa võid maailmas egost endale tõsta ei tea kus kohta linnukeseks oksa peale. Sa teed oma hingele kahju. Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge luna hinnaks? Mida sa saad anda? Jeesus andis meie eest, sest inimese poeg tuleb oma isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub iga ühele selle tegusid mööda. Täpselt sama sõna, mis oli ilmutuse raamatus 20. peatükis. Tegusid mööda. Tõesti ma ütlen teile, on mõned siin seisjatest, võib praegu öelda, kelle korrad on kuulda, ma arvan, et see läks täpselt, kes näevad inimese poega tulevad oma kuningriigiga veel enne, kui nad maitsevad surma. Ma arvan, et Jumal tuleb tagasi, me oleme siin alles ja me näeme seda. See täna lõikas mind, see kirjavad sisse. Me ei sure, vaid tuleb ülesvõitmine, tuleb kohtumõistmise ülesvõitmised. Võt, et ma hoian seda südames, et mul on niisugune tunne, et meie näeme Jumala tagasi tuleku, et see asi on selline, et me ei maitsegi surma.
Aga kui Jumal tuleb oma auhiilguses koos kõigi pühadega, siis proovime olla, et issand, palun, et mind leitaks sinu sees ja mul ei oleks oma õigust. Oma õigust. Et selline palve oleks ja tõesti oma õigust maha panna ja öelda lihtsalt, et issand, ma tegin mis kästi ja no, hoopis targem elada niimoodi. Ja Jeesus on lihtsalt nii hea, et ta tahab sõnakuulelikke. Ja sõnakuulelikud ju elavad õnnistustes. Me ei ole ühtegi sõnakuulelikku näinud, kes ei ela õnnistustes. Need elavad õnnistustes. Jumal annab ka õnnistuse vihmasi, kui oled sõnakuulelik. Aga sõnakuulmatus toob paraku needuse. Ja sõna on piibel. Kogu see suur raamat on piibel. Isa, me täname ja kiidame, mis on Jeesus, et piibel armsaks on ka üks saade on ka piibel armsaks. Mina tahan ka piibel armsaks ja ma tahan, et issand, et anna meile nälga ja jänu oma sõna järgi. Ma väga palun, issand, et nälga ja jänu tuleb. Isegi seda me peame sinu käest küsima. Issand, et anna meile nälga ja jänu oma sõna järgi ja tee meid targaks oma sõnas ja anna meile alandlik meel. Seda ainult alandlikkuse kuuega me võime saada, issand, sinu ligi. Isa, me väga palume, issand, me tahame saada, mina tahan saada, me tahame saada, kindlasti kõik tahame saada sinu ligi. Me tahame sind otsida, issand. Isegi see, et issand, anna meile jänu sind otsida. Ja anna ennast leida, issand, nagu sa ütled, ma annan ennast leida. Issand, ja anna meile ka hüüda. Anna meile ka hüüda, issand, sinu nime, issand, et nagu sa ütled, hüüa mind ja ma vastan sulle, ilmutan sulle suuri ja salaisi asju, mida sa ei tea. Issand, anna meil ka seda armu hüüda sinu poole. Isegi see tuleb sinu käest. Hüüda seda Jeesus. Ilmuta mulle suuri ja salajasi asju, mida ma ei tea. Issand, anna seda armu hüüda, issand. Issand, me väga vajame sind ja mida me rohkem seda maailma praegu näeme, seda kiiremini tahaksime siis minema minna. Seepärast, et see läheb järjest metsa siin ja see on ette nähtudki, et see on tuleraaks kogu see maailm siia. Issand, päästa meid selle käest, issand. Me täname, issand Jeesus, et see tõotus, mis sa ütled, et sa teed valmis meid Kristuse päevaks, et see meie südames eliseb ja me lubame endaga tegeleda ja see mõõk opereerib kõik meie südamel, luuüli, nii nagu ta ette nähtud on Jeesuse Kristuse nimel. Me täname selle kõige eest. Aamen.